Tundsin, pidur on kuidagi naljalt pehme ja siuke imelik. Ja ma avastasin nüüd, et piduri voolik on vist katki. Meie oleme Sandra ja Hans ning koos oma ustava karavan Molliga sõidame me ringi mööda Balkani poolsaart. Näitame, kuidas päriselt autos igapäevaelu käib ja avastame eepilisi kohti, nii et kinnita turvavöö ja ühine meiega, sest sellest tuleb üks vinge seiklus. Eelmise osa lõpus saatsime sõbrad oma teed, kuna murdus lootus, et auto saab valmis samaks päevaks ja pidime ikkagi hotelliga leppima. Kuigi Molli oli tujukas ja meid pidevalt alt vedas, siis suurem voodi ja dušš teevad vahelduseks tuju heaks. Aga enne imet, hotellis on tekk tekikoti sees ja vaated on ka kenad. Võiks ka ju hullemini olla. Näiteks eelmine kord, kui sõbrad Vahemere suvitajad meil Hispaanias külas käisid, jooksis autol mootorkotti ja siis sai sammuti paar päeva veedetud kuskil väikelinnas, kuhu muidu elu sees ei satuks. Nüüd olime Sandraga kahekesi Argost avastamas. Jõudsime ka enda värsket kihlust esimest korda kahekesi tähistada ühes armsas Kreeka restoranis. Hommikul välja puhanuna jalutasime karavani juurde, et mõned asjad ära viia ning saime ka mehaanikult veidi infot. That's bad, jah. Nii, täna mehaanik oskas ütelda, et arvas, mille pärast see laager oli siis niimoodi läinud. Ta oli kuidagi valesti siis paigaldatud või kinnitatud sinna. Ja siis ma ütlesin ka, et ma tegin seda ilmselt kell 3 öösel. Ja siis ta küsis, et miks sa teed öösel tööd, et see ei ole kunagi hea, et öösel tehtud töö on sitt. Täpselt nii ta ütleski. Ma ütlesin et siin on ilmselt elav näide sellest, et see öösel tehtud töö on sitt. Uurisin. Holy shit on su selle küljes. Ikka veel. Mis asi see on? Rohud. Appi. Help. Jesus. Väike tirts. Ma ei üllatunud, kui palju see tirts lendab. Ma ei tea, et rohud just lendavad. Ma siin hüppavad ainult. Kas ta lendas nii kaugele? Ta lendas väga kaugele. Ta lendas minu õla pealt sinna, kus muru lõpeb. Sinna kuhugi. Jaa. Tirtsu terror toimub siin pargis. Talvisel ajal on siis Kreekas 2-nädalane periood, mis on hästi soe. Ja seda perioodi kutsutakse Alkionides days, Alkionidese päevadeks siis. Ja sel aja hetkel tulevad siis Kreekasse kingfisherid ehk siis jäälinnud pesitsema ja munema. Selle ümber on siis hästi palju ka Kreeka mütoloogiat, millesse ma ei hakka süvenema. Palju keerulisi juttu, palju keerulisi nimesid, mida ma ei tea. Aga kui tahad tulla Kreekasse talvituma ja loodad, et siin on soe aeg, siis see võib nii juhtuda. Soovitatavalt siis jaanuari lõpp või veebruar, et äkki läheb täppi. Nii, istusime pargipingil ja saime meeldiva kõne, et meie auto on valmis ja nüüd jalutame sinna poole. Tahaks talle ühte kleepsu sinna kuhugi sokutada ja tegelikult ma olen super õnnelik, et me nii kiiresti saime selle asja korda. Nüüd me oleme sõitnud, ma ei tea, 100 kilomeetrit äkki või. Tundsin, pidur on kuidagi naljalt pehme ja siuke imelik. Läks mitu korda põhja. Aga nagu plokki ei tõmmanud ja ma avastasin nüüd, et piduri voolik on vist katki tagamise ratta juurest. Sükest asja lihtsalt ei saa skriptida. Täiesti uskumatu. Still day zero, not broken down. Siin oli mingi Fiati, Dacia ja mingi siuke töökoda ja nad ütlesid, et mul on piduri silinder katki. Milles ma väga kahtlen, sest ta ei näe niimoodi välja, et ta oleks seespoolt tulnud, vaid ta on väljaspoolt tulnud seda silindri. Mul on lihtsalt tunne, et äkki on see piduri vooliku tagant lahti tulnud. Ma saan seda lihtsalt kinni keerata ja loodetavasti see jääb seisma.
seda. Holy shit. That's bad. Kui mu pidurisilinder katki oleks, need on vahetatud suht hiljuti, siis siit selle kummi tagant peaks õli olema väljas. Seda ei ole. Teisel pool samamoodi, siin peaks kõik õli täis olema siis. Ma ütleks, et see voolik oli suht lahti taga. Okei. Nüüd tegelikult tuleks meil pidur ära õhutada. Selle jaoks mul läheb sind, Sandra, vaja. Lähen sinna midagi pressima vist. Jah, sa lähed nüüd kabiini, sa muljud pidurit nii kaua, kui kõvaks läheb ja siis hoiad all. Ja siis ma keeran sealt lahti. Kus ma tean, mida see kõvaks läheb? Kui sinu arvust on kõva, ja ta ei tee mitte midagi. Ei tee praegu midagi. Või tuleb surve üles? Võib-olla natukene, oota, ma ei tea. No vedelikku on, mitte küll maksimum, aga miinimumist üle. Davai, hoia lihtsalt all. Üks hetk. Praegu hoiad all, jah? Teeme lahti. Pole küll täis pudel. Ma läksin tagasi Fiati töökotta ja ütlesin, et no, pidur nii pehme, et ma ei julge sõita sellega. Küsisin, kas müüvad, vaat. Jaa, müüvad ikka. Ja siis panin selle pihku ja ütlesin, võta meie kulul. Et selles suhtes on hästi, et tasuta breakfluid. Kas te viitsite vaadata ka seda enam? See on lihtsalt üks paganama autojama otsa. Ma ei oska enam nagu mitte midagi öelda. Got it for free, baby. Tasud andis või? Jah. Tal hakkas kurb vist meist. No nii, sa underestimate'isid teda. Selles suhtes jah, tore, et aitab. Ise oli natukene või? Ta arvas, et see on selle viga, aga sa ei pea alati võtma teisi kuulda, ütleme nii. Et sa pead nagu seda kuulama, mida neil ütelda on ja siis tegema omad järeldused sellest, ütleme nii. Mida lahti seda hoiast? Ja muidugi brake fluid oli asi, mida ma kaasa ei võtnud. Mul oli veel terve purk oli seda. Miks mul seda vaja? Sa ei tohi mitte kunagi niimoodi mõelda. Ma ei tohi mitte midagi mõelda enam. Reaalselt, ma ei tohi mõelda enam. Siis läheb kõik halvasti. Mis siis täpselt juhtuda võis, oli see, kui mehaanik laagrit vahetas, ei ühendanud ta piduritoru pidurisilindri küljest lahti, vaid tõstis lihtsalt piduri koos selle plaadiga eest ära. Kuna ta polnud seda ühendust kunagi lahti keeranud, ei pidanud ta vajalikuks seda ka uuesti pingutada. Siiski oli piduripoolikut kinni hoida mutter liigutamise tõttu iseenesest lahti tulnud. Kuigi see polnud piisavalt lõtv, et kogu pidurivedelik korraga maha jookseks, tilkus iga piduripedaali vajutusega veidi vedelikku välja. Suurem osa teekonnast kulges mööda maanteed ja pidureid kasutasin harva. Seetõttu jõudsimegi nii kaugele, enne kui piduriga probleem ilmnes. Olen hästi aus. Tegelikult oli suht lootusetu seis vahepeal, et ma nagu ei oskanud enam midagi teha. Igalt poolt oli nagu vedelikku. See sama koht, kus lekkis, et ma õhutan seda nii kaua kui vähegi võimalik. Ja siis ta viskas ilge klombi sealt välja põhimõtteliselt ja peale seda tuli normaalselt vedelikku ja nüüd pedaal on nagu tugev. Et ma teen väikse tiiru siin, vaatan, et pidurid töötaks ikka, sest ilma piduriteta on kehva autoga sõita, ma tean seda. Hästi praegu. Panen selle väikse tilgu ka veel ära. Sõidame Ateenasse seda. Ja siis millalgi ostame igaks juhuks seda brake fluidit. Räägi ära, mis sul hingel. Mingi katastroof päev on lihtsalt. Teised ütlevad, et mingi põhimõtteliselt see, kus te magama peate, siin on mingi pole tekki. Või mingi, what the fuck, vaata, meil on 5 inimesel võetud. Ja mingi pleed oli seal ja mingi lina on ka ja ma mingi,
lahe, siis kirjutati, et duši alt saab veits elektrik ka ja mingi hea ühendus on tehtud, ma olin lihtsalt nagu wow. Ja siis oli mingi paganama voodi ühele inimesele nii-öelda. See oli võib-olla mingi 1,60 m pikka. Kõikidel olid pead ja varbud üle ääre nende sellest voodist. Me lähme sinna voodisse. Me läheme sinna voodisse. No jah, sest me oleme kõige lühemad. Jah. Mu voodi oleks vist parem olnud. Jah. No Sandra, räägi natuke, mis juhtus. Põhimõtteliselt, oota. Räägi Hendri ise. Noh, me alguses saime selle väiksema toa siin kõrvale, siin 2 tuba. Selgus 5 inimesele võtsime ja kõik tundus ilus, review tead, reitingu tead ja selgus, et üks diivan voodi oli suht kehva, lühike, ei olnud linu, ei olnud tekki, ei olnud midagi. Ja jaurasime selle owneriga, et mitu korda helistasime, võtsime vastu, ta ei võtnud vastu ja saatsime sõnumeid ja siis lõpuks võttis vastu ja ütles, et aga minge siia kõrvale siis, et minge siis jah, et kuna seal on 2 inimest, kus me praegu oleme, et tehke see change ära, et koristage kõik nii kiiresti võimalikult ära, et oleks nagu enam-vähem uus, kuna me nagu seal väga midagi sassi ei ajanud, lihtsalt mingi veits nagu tavaline viskad riided asjad ära, siis ta ütleski, et küsisime, et kaugel nad on, ja siis ta ütleski, et kui teil 5 minti aega ja siis oligi ruttu kõik asjad ruttu teise tuppa, viskad kõik koodid, et uksest sisse saada, tõmbad vanni puhtaks põhimõtteliselt või selle duširuumi ja lihtsalt going 5 minutiga. Te käisite ju pesus ka veel? Mina käisin pesus, jah. Ja siis lihtsalt paneks hullu seal ja õnneks vist jõudsime. Me olime terve aeg nendega all põhimõtteliselt. Nad tulid järsku mingi, kuule, kas meil ei ole üldse levi, kas te saate mida aidata? Siis puhkisime mingi siukse koha, et see peaks siin on mingi, me vist ka, meil sõbrad vist üleval. Aga see oli jah kõige kiirem, ma ei tea, Mission Impossible'i film üldse, lihtsalt go. Väike roomtour ka siis. Kaene voodi. Võib-olla mainisin ka ära, et teises toas oli väga hea duš, käisin pesemas, sai kohe pauku esimese korraga, käsi surises elektrist. Siin äkki on parem, ei tea. Ma reaalselt pesin jalgu, ma hoidsin käes, mõtlesin, mis jama on, kas tuleb liik kuum vesi või midagi. Siit hakkas lihtsalt turises ja pärast reaal 15 minutit järjest ja ma seisin seal vees ka, ma arvan, mul hakkas siit jalgades kuidagi oli veits. Kas sa peaks nendele ka ütlema, kes siia tulid või? Me ei saa öelda. Jaa, that's the point. Okei. Gone in 60 seconds. Aga vähemalt meil on vaade Ateena kõige populaarsemale vaatamisväärsusele, Akropolisele. Tadaa! Seal taga. Ma vaatasin neid antenne, need on päris ägedad. Need on väikse suumi ka. Mis te arvate sellest muusikast? Tere hommikust! Kuidas magasite? Nii oli hea. Hea muss oli õues. On aeg tegudeks nüüd. Esimese asjana külastasime Kreeka kuulsaimat kohta. Ateena Akropol on kõige terviklikum Vana-Kreeka monumentaalkompleks, mis meie ajal veel eksisteerib. Sellel künkal, mis kuulutas Kreeka klassikalise mõtte ja kunsti esilekerkimist, sündisid demokraatia, filosoofia, teater ja sõnavabadus, mis loovad aluse ka tänapäeva maailmale ja selle väärtustele. Akropolise monumendid on säilinud pea 25 sajandit ning selle restaureerimisel on kasutatud võimalikult sarnast tehnikat ja tööriistu, kui seda tehti iidsel ajal. Näiteks töös kasutatud valge marmor on kaevandatud samalt mäelt nagu antiikajalgi. Ma tahan siia kohvikusse nimega minna. Siin pidid nii hästi uhked söögid olema. Ma ei tea, need maksavad, aga midagi me ikka tõsta pastan. Teeks siin selle kohvi ja magustoidu eest sööks soolast. Miks? Sest keegi ei saa mulle öelda, et ma pean enne sööma soolast, siis magusat. Ma mõtlesin, miks me nagu kogu menüüd siit ei võta. Päris kõhtu me siin täitma ei hakka, sellepärast, et hinnad on vaadake krispid, aga ma tahan lihtsalt midagi ägedat saada. Ja ma tahan kohvi.
Vaadake mu käte kõrval seda. aga see näeb väga ilus välja sellest. See näeb mega äge välja. Sa maksad selle disaini ja see pidi väga hea maitsega ka olema. Eks me näe. Maitseme ära siis. See on nagu hästi päris vaarika maitsega toorjuustu kreem ja siis siin on mingi hapuasi nagu vaarikas. Sees peaks veel mingi šokolaadi asi olema, ma natuke võtan. Mingi koogike. Ise oskaksid teha sellist, Ei, ma ei oskaks seda teha. Ma ei tea, mis siin on päris. Ma ei saa aru, mis asi see on, kas see on nagu siuke tunne nagu hästi paks jogurt või siuke juustune, siuke peal on nagu see hapukas kiht. Yeah. Ühe korra proovimiseks on kindlasti väärt seda. Tundub, et siin ei ole ainult tavalised friikartulid, siin on üks näiteks selline. Vaata, suur. Ja siin on mingid segukartulid nagu. Ja see sealiha on siia kuidagi lükatud peale niimoodi, aga ei ole hullu. Lõhnab mega hästi. Tegelikult ei karra. Jämm, maitseme. Kas on paremad kui Amsterdam No. 1 potatoes või? Me ei oska võrrelda. Pole võrdlusmomenti praegu. Hästi erinevad. Võt siin on see lemon soos, see on juba hästi nagu siuke kreeka vaata. Ja siis veits pareme, see on siuke. Need on Hollandi omadel on oma võlu, seal on see kaste, mis mulle hullult meeldib. Aga need on nagu huvitavad kartulid. Siin on üks eriti õnnelik kartul. Mul on Burantino siin nüüd. Ta on see, et ütle, et sa kannad naiste aluspesu. Ma kannan naiste aluspesu. See on Pinocchio. Aga kannadki. Ei kanna. Ei tulnud Ateenasse väga suure ootuse või lootusega, aga mul on täitsa meeldima hakanud see koht. Aga jah, siin on siuke nagu, kuidas ma ütlen, kontrollitud segadus äkki. Siin juhtub lihtsalt, siin toimub nii palju lihtsalt ja see on nagu, siin on palju rahvast ka muidugi, mis ei ole üldse halb praegu. Siuke keskkond on täiesti teistsugune. Võtsime oma viimasest päevast Ateenas, mis võtta sai. Nautisime imehead Kreeka toitu ja sõprade seltskonda. See linn oma ilus ja melus suutis meid küll ära võluda ning üks päev tuleme ka kindlasti siia tagasi. Auto peaks siin samast nurga tagant kohe välja piiluma. Loodame, et on alles. Loodame, et on ühes tükis. Loodame, et mu tööriistad on alles. Ega sealt midagi rohkemat poleks nagu väga võtta. Yes! Auto on alles! Kuskilt suurlinna ääres parkides on ikka veits hirm kogu aeg sees, et tead, äkki keegi läheb sisse. Ma ei tea, kas keegi on sees käinud või ei ole. Veel ei tea. Aga loodan parimat. Nii, vaatame. Rehvid on terved. Ümberringi on korras. Aken on kinni. Uks on ka lukus. Kui nad nii head vargad ei olnud, et ukse pärast lukku panid, siis nagu peaks nagu fine olema. Kuna sõprade lennuk läks alles poolest päevast, siis mõtlesime minna lennujaama lähistele väikesele mägimatkale. Terve nende külas oldud aja õnnistati meid ilusa sooja ilmaga, kuid tänane päev on olnud üsna jahe ja pilvine. Sellegi poolest oli meil tore viimane päev. See pani ilusa punkti meie Vahemere suvitajate nädalale Kreekas. Oleme tänulikud, et ikka ja jälle võtavad lähedased aja meile teise Euroopa otsa külla tulemiseks. No nii, saad veel grammike päikest enne kui ära lähed. Ja õnneks täpselt tuli päike välja veel. Täpselt tuli päike Hommik otsa oli pime. Nagu loodud. Täpselt sama ilma, kui me jõudsime. Tere! Päike tuli välja. Nägemist, ma ei tea. Päike tuli välja teie jooksvel.
Jee, see on nagu kurvem ära minna. Hallo. Hommikul seda seal vihma, siis mõtlesin, et ei olegi nii hull ära minna siukse ilmaga, aga nüüd läks ilm ilusaks, see on nagu jama. Davai siis. Davai. Olgu. Teile on palju tore näha jälle. Oli ja minge sinna. Kõmm, tšau. Jõuma ootab. Tšau. Tšau. Olgu. Goodbye. Igatsen juba teid. kuidas möödub meie karavani igapäevaelu ning kes meile järgmisena külla tuleb. See selgub juba tulevas episoodis.